Tehnika pargis on meil siis 2 X9 kombaini, Purusti 9900 ja traktorites 7R ja 8R. Et 2 hooaega on siis rendis olnud nad, rendikogemusega on päris hästi. Traktorid on vastu pidanud, pole lagunenud. Kombainidega on olnud tehnilisi tõrkeid, aga vihuri kiituseks oleme alati suutnud need lahendada. Purustiga on samamoodi, et pole suuri tõrkeid olnud. Ja samamoodi, et väiksed elektroonilised vead, aga oleme suutnud lahendada kõik need kiirelt vihuri toega. Töökäsud valmistab ette meie agronoom, saadab siis traktorisse nad üle õhu. Traktorist võtab siis vastu selle töökäsu, vaatab, mis tal sinna on pandud, külvise normid, asjad. Siis selle täppisviljelusega oleme nüüd selle teinud, et mees võtab selle põllu ette, et 2 aastat oleme siis kaardistanud põlde nüüd, mida pole siin maal tehtud. Ja siis ta valib selle põllu, kaardistab ära, paneb peale siis kõiksugused külvirajad, tehnorajad, suunad, et iga järgneva töökäiguga oleks järgneval masinal lihtsam. Külvikutega kaardistame põlde, sest külvik on kõige täpsem tööriist, mida ei saa metsa sõita. Juhtimismugavus on traktoril väga hea. Massaažiiste, ventilatsioon, jalahoidjad, mida paljudel ei ole. Pisiasi, aga päeva lõpuks aitab väga palju piloodil kaasa. Ta ei väsi ära seal. Avarkabiin, pole midagi halba öelda. John Deere'i traktorid on kasutatavad hästi lihtsalt pilootide poolt, et GPS-seadmed, kõiksugused kaardistamised on üles ehituselt hästi lihtsad, et piloot ei pea väga palju mõtlema seal juures, et mis ta leiab, kus ta leiab, ta saab kiirelt need asjad paika pandud ja läheb oma tööga edasi. Et meie operaatorid siis kasutavad automaatroolimissüsteeme, et ülekatteid asju vältida, et see majanduslikult meil ära tasuks. X9 kombainid on meil siis ennast näidanud väga hästi nende märgade ilmadega. Tema eelis roomikud, mida meil ei ole. Eelnevalt olnud pargis olid ratasmasinad kõik. Et me oleme saanud koristada ära kõik põllud, mis on ikkagi ka pehmed olnud, et midagi pole maha jäänud. Koristusvõimsus võrreldes eelnevate masinatega on ikkagi suurem. Et läbilaskevõimed asjad, et rootorkombain ikkagi on selles suhtes võimsam. Et ootuseks seadsime kuskil 1000 hektarit kombaini kohta aastas. Et selle nad on ära toonud meile, et siin viimane aasta tegime 1100 hektarit ja 1000 hektarit komadega teine kombain, et selles suhtes oleme nagu hakkama saanud nendega. Silo kombain 9900 on ennast üllatanud väga positiivses võtmes. Et tema eksli pikkus, ühtlikkus ja kõik see on hästi kvaliteetne. Ja kuna tal on ka see arvest läheb peal, siis me saame nüüd tema abil planeerida jooksvaid töid, et kuidas me teeme, mis ajal, et meil on olemas põllukaardid seal sees. Me näeme ära, kuna lõpeb põld, vaatame niiskused ära sealt, kuna saadame kaaruti välja, kutsume tagasi, et selles suhtes IT-lahendused seal peal aitavad hästi palju agronoomi. Operaatoreid oleme koolistanud koostöös vihuri spetsialistidega, et masinatest täispotentsiaal välja võtta. Et operaatoritel on siis kaasas käinud ka põldude peal vihuri enda koolitajad, kui on tarvis ka mitu päeva, et mehed saaksid selgeks ikkagi masina põhjalikult, et ei oleks pärast mingisuguseid valesti kasutamisi või et midagi oleks väga halvasti. Vihuri hooldus ja tehniline tugi on ennast väga hästi üllatanud, et me reageerivad hästi kiiresti meile. Me oleme alati lahendused saanud, siis ekspert tugi seal taga WhatsAppi kaudu, et me saadame sinna mingisuguse veateate, kirjutan, siis sealt valitakse välja mees, kes sellega tegeleb. See on suhteliselt kiire vastuse saatnud, et mis me peame tegema, kas saadetakse nende mees välja või saame ise midagi teha. Et selles suures tehniline tugi on väga eeskujulik. John Deere'i tehnika ja üldse nagu tehnilise toe ja kõige kiituseks, ütleme, võiks tuua siukse asja, et meil on lepingus sees näiteks ka asendusmasinad. 24 tundi oli äkki, kui ma peast mäletan. Ja kõige suurem kiitus ongi nendel puhul see ka, et kui meil purunes ära näiteks Exceldi, me ei suutnud määrata kohe kindlaks seda viga. Tehnilise toega arutades leiti, et võib-olla ei käivitaks seda masinat.
nuputasime edasi õhtul veel, et kust me saaksime asendusmasina. Nad reageerisid hästi kiiresti. Me leidsime selle masina Türilt. Läksin öösel, tõin ise selle masina ära. Hommikul kell 8 olid mehed põllus, et meil seisakut ei toimunud. Me saime maisi ära tehtud, augu kinni õigeaegselt enne vihmas ja et sihuke hästi operatiivne, kiire reageerimine, et see on väga tugev küll nende puhul. Ja eriti tahaks kiita seda Raidat, kes on müügimees, sest alati, kui ta tuleb, on mu päev jälle parem.